Nüüd vaatame veel kord üle ainetesse registreerumise põhimõtted, mida tuleb teada ja millega arvestada. Juttu tuleb ka õppekulude hüvitamisest, kursuse programmidest ning eksamite ja arvestuste sooritamisest. Esimese aasta üliõpilased registreeruvad esimesel semestril 5 ainele, mis moodustab 30 ainepunkti. See on tavapärane täiskoormus. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik 5 ainet võtta, on minimaalne täiskoormuse nõue 4 ainet ehk vähemalt 24 ainepunkti. Selline nõue on kehtestatud Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirjas. Tegemist on ametliku dokumendiga, mis sätestab kõik tähtsamad reeglid, tingimused ja protseduurid, mis puudutavad õppetööd, sealhulgas registreerumist, eksameid, õppekoormusi ja lõpetamist. Kui üliõpilane on varem Tallinna Ülikoolis õppinud ja tal on varasemalt sooritatud aineid, mida loetakse sügissemestril, siis tuleb nendega seotud võtteavaldus esitada enne õppetöö algust, hiljemalt 31. augustiks. See puudutab sügissemestri aineid, näiteks aineid, suured küsimused või kriitiline mõtlemine, mida ei pea uuesti läbima, kui need on juba varem sooritatud. Kevadsemestri ainete puhul tehakse võtteavaldused oktoobrikuu vahenädalaks. Ülikoolis jätkamiseks tuleb esimese semestri lõpuks koguda vähemalt 15 ainepunkti. Kui see nõue jääb täitmata, üliõpilane eksmatrikuleeritakse õppetöös edasijõudmatuse tõttu. Lisaks tuleb tasuda puudu jäänud ainepunktide eest tasu vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Kõik üliõpilased alustavad õppimist täiskoormusega. Õppekoormuse ümberhindamine toimub vajadusel teise õppeaasta alguses. Õppejõul on õigus kehtestada kursuse programmis nõuded selle kohta, mida peab üliõpilane enne eksamit või arvestust olema läbinud või sooritanud. Näiteks võivad need olla kohustuslikud loengukülastused, kirjalikud tööd või aktiivne osalemine seminarides. Ilma nende tingimuste täitmiseta ei pruugi olla võimalik eksamile või arvestusele pääseda. Kursuse programmi näeb õisist, kui aine on õpingukava lisatud. Üliõpilasel on õigus sooritada iga eksamit või arvestust 2 korda, esmalt põhieksam ning ebaõnnestumise või mitteosalemise korral järeleksam. Erandiks on ained, kus lähtuvalt eksami läbiviimise spetsiifikast sõltub tulemus rühma sooritusest või kus hindamisel osaleb vähemalt 3-liikmeline komisjon. Sellisel juhul määratakse ainult 1 eksami aeg. Sellisteks aineteks on näiteks elu, suured küsimused või seminaritöö kaitsmine. Positiivse tulemuse parandamine on võimalik ainult kokkuleppel õppejõuga. See tähendab, et kui te ei ole saadud hindega rahul, tuleb pöörduda õppejõu poole ja arutada, kas kordussooritus on põhjendatud. Tuleb kindlasti arvestada ka sellega, et kehtima jääb alati viimane tulemus. Seega, kui läksite parandama näiteks hinnet E ja saite korduseksamil E, jääb arvestusse just viimane ehk E. Eksameid ja arvestusi saab sel semestril sooritada kuni 26. jaanuarini. Eksamitest ja arvestustest osavõtmiseks tuleb alati registreeruda õisis. Seda ka siis, kui aine toimub Moodle'i keskkonnas või kui töö tuleb saata õppejõule meilile. Registreerumine ei ole lihtsalt formaalsus, see annab õppejõule märku, et olete plaaninud eksamil osaleda ja võimaldab tal arvestada teie sooviga eksam sooritada. See on eriti oluline kontaktõppes toimuva eksami puhul, kui eksam toimub auditooriumis. Sellistel puhkudel kuulutab õppejõud välja 2 põhieksami aega ja 1 järeleksami. Üliõpilasel on võimalus valida, kummal põhieksami ajal ta osaleb, seega on valikuvõimalus olemas. Kui eksamile registreerumise tähtaeg on möödunud, kaob eksami kuupäev õisi vaates üliõpilase jaoks ära. Seetõttu soovitame alati panna kõik eksami kuupäevad kirjaga oma isiklikku kalendrisse või märkmikku, nii ei teki ebakindlust ega ärevust enne eksamit, kas registreerumine ikka sai tehtud. Registreeruma peab ka siis, kui aine lõpeb iseseisva töö esitamisega. Järeleksamile registreerumine on aga ülioluline ja kohustuslik. Kui põhieksami tulemuse saab õppejõud vajadusel õisi sisestada ka ilma eraldi registreerimiseta, sest õppijate nimed on hindamislehel juba olemas, siis järeleksami puhul seda võimalust ei ole. Kui te ei ole järeleksami nimekirjas, ei saa õppejõud teie tulemust sisestada ja eksam ei lähe arvesse. Kui üliõpilane ei saavuta aines positiivset tulemust ei põhieksamil ega järeleksamil, on tal võimalus ainet 1 kord tasuta korduskuulata. Kui aga ka korduskuulamisel ei õnnestu ainet positiivselt sooritada, tuleb aine läbida tasuliselt läbi DLÜ avatud akadeemia.
See kehtib ka nendele üliõpilastele, kes õpivad tasuta või on õppekulude hüvitamisest vabastatud. Tasuta kõrgharidus. Tasuta kõrgharidus tähendab, et üliõpilane peab igas semestris läbima vähemalt 30 ainepunkti mahus õppekavajärgseid aineid. Arvesse lähevad ainult õppekavajärgsed ained, see tähendab ained, mis on õppekavas. Siia alla kuuluvad nii erialaained kui ka vaba- ja valikained. Oma õppekava saab vaadata ÕIS-ist, aga ka Humanitaarteaduste Instituudi kodulehelt. Alates teisest õppeaastast tuleb kõigil õppijatel valida kõrval eriala 48 ainepunkti või 24 ainepunkti mahus tervikmoodulit, kokku samuti 48 ainepunkti. Kõrval eriala valimise kohta toimub eraldi infotund kevadsemestri keskpaigas. Siis tutvustame lähemalt, mis vahe on kõrval erialal ja moodulitel ning kuidas teha valikuid, mis sobivad teie õpiteega. Kui semestri jooksul jääb õppekava täitmata rohkem kui 6 ainepunkti mahus, esitab ülikool õppijale trahviarve juba esimese semestri lõpus. Trahvisumma on 50 eurot iga puuduva ainepunkti eest. Näiteks, kui jääb tegemata 2 ainet ja kogute vaid 18 ainepunkti, siis tuleb ülikoolile hüvitada 6 korda 50 eurot ehk kokku 300 eurot. Kui kogute vähem kui 18 EAP-d ehk sooritada õnnestub vaid 2 ainet, mille eest saate 12 ainepunkti, siis ei saa ülikoolis õpinguid jätkata. Tasub ka tähele panna, et võtta ka ülekantud ained ei lähe esimesel semestril koormuse täitmise arvestusse ehk ülikoolis jätkamiseks peab olema kogutud vähemalt 15 EAP-d, mis on osakoormuses õppimise miinimumnõue. Õppekulu hüvitamist ei nõuta nende üliõpilaste käest, kes ei kogu nõutud mahus ainepunkte, kuid jätkavad õpinguid samal õppekaval ja kelle puhul esineb mõni järgmistest asjaoludest. On tuvastatud keskmine, raske või sügav puue. On osaline või puuduv töövõime. Kasvatatakse alla 7-aastast last või puudega last. Õpitakse õppekaval, mille lõpetamisel omandatakse õpetajakutse. Ollakse valitud üliõpilasesindusse või töötatakse üliõpilaskonna kontoris. Alla 7-aastase lapse kasvatamise korral tuleb esitada avaldus ÕIS-is valikust muud avaldused ning lisada juurde vastav dokument. Töövõime languse või puude, sealhulgas puudega lapse kasvatamise korral, tuleb aga pöörduda ülikooli erivajadustega õppijate nõustaja poole. Tallinna Ülikoolis on erivajadustega üliõpilaste nõustaja Kai Rannastu. Ange tähele, et kui teile on määratud eritingimus, kuid mis lõpeb õpingute ajal, näiteks laps saab 7-aastaseks, tuleb edaspidi õppekulusid hüvitada vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale. Kui üliõpilane katkestab õpingud omal soovil ehk taotleb eksmatrikuleerimist pärast 70 kalendripäeva möödumist kontaktõppe algusest, mis on sel õppeaastal 9. novembril, tuleb tal tasuda õppeteenustasu. Näiteks, kui üliõpilane on registreerunud 30 ainepunktile ja katkestab õpingud pärast 70. päeva ehk pärast 9. novembrit 2025, tuleb tal tasuda proportsionaalne õppetasu nende ainepunktide ulatuses, mis jäid sooritamata. Õppetasu arvestatakse proportsionaalselt õpitud ajaga. Aluseks võetakse semestri päevade arv kontaktõppe algusest kuni semestri lõpuni ning hüvitamisele kuuluvate õppetasude kogusumma. Täiendav info Tallinna Ülikooli kodulehelt, õppetasu maksmine eksmatrikuleerimisel. Lisaks tuleb arvestada, et kui üliõpilane on õppinud tasuta samal kõrgharidusastmel vähemalt 365 kalendripäeva ja otsustab seejärel õpingud katkestada, ei ole tal võimalik uuesti tasuta õppekohale kandideerida enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud 10 aastat. Seda arvestatakse kuupäeva täpsusega, ehk kui viimane eksmatrikuleerimise kuupäev oli näiteks 10. märtsil, saab uuesti tasuta kõrgharidust omandama asuda alles 10. märtsil 10 aastat hiljem,